Möödunud vihmane nädal tõi plaanidesse kollektiivid ning beebidele ja väikelastele pühendatud üritus viidi läbi Jõhvi vallamaja suures saalis. Juhatuse liikme Piret Kriisa sõnul on erinevad teenused, mis muidu võib-olla ei ole iga päev kättesaadavad või poelettidel nähtavad, kutsutud kokku, et lapsevanemad saaksid uudistada ja lapsed saaksid ise uudistada, mis selles maailmas aastaga muutunud on või mida uut pakutakse. Lastega tegeles mängudega Lotte, pakuti lastele süüa, juua ja kõiki lapsi saatis kingitustega ära hipp. Lapsi ja nende vanemaid tervitas vallavanem Aleksei Naumkin. Tervitasin vallavalitsuse poolt. Samuti ütlesin sellest, et me toetame iga aasta seda üritust. Oleme väga tänulikud selle eest, et see üritus toimub, kuna lapsed saavad tähelepanu, mida nad väärivad. Mis on selle ürituse eesmärk? Tegelikult on selle ürituse eesmärk ikkagi see, et oleksid kaetud ka beebid ja väikelapsed ja nende vanemad ja oleks vähemalt üks kord aastas üks ühisüritus, kuhu kõik on oodatud, mis on tasuta ja mis on avalik. Beebide ja väikelaste tundidega alustatakse septembris esmaspäevati algusega kell 10 ja kell 11. Rühmatunde viib läbi Kristel Kütt, muinasjututunde Jõhvi Keskraamatukogus viib läbi Reet Kaldur. Beebikooli tunnid on üles ehitatud ja kombineeritud erinevatest teemadest ja tegevustest. Üheskoos lauldakse ja loetakse liisusalme, mängitakse rütmipille ja tantsitakse. Kuulatakse muusikat ja meisterdatakse. Registreerida saab kodulehel www.pandake.ee. Lisainfo Piret Kriisa beebi@pandake.ee.